No nii, ja nüüd on meil viimane sõnavõtt või on siis ettekanne, kuidas Ründamäe üldse ütleb selle kohta. Wittgensteini teadusjuht ja kuidas ta siis on? Tegevusmuuseumi Paide või kuidas ta on siis? Räägi ise. Kes sa oled? Tere teile kõigile. Toon teile tervitusi siis Järvamaalt, Järvamaa muuseumist. Meie suur siis nimetus tõepoolest on Wittgenstein. See on siis koht, kus saab rännata mööda Eesti ajalugu, aga meie üks struktuurüksus on ka siis Järvamaa muuseum, kus me siis tegeleme Järvamaa ajaloo uurimise, kogumise, säilitamise, populariseerimisega, nii nagu Jaak Pihlak teeb seda Viljandi muuseumis. Ja minu tänane siis sõnavõtt pigem ongi lähtuvalt siis sellest, et Jüri Vilms ja Järvamaa, et sedasi ettekandepäeva või kõnekoosoleku raames me teeme sellise põike tagasi nüüd siis siia Pilistvere, siia Arkmaa kanti, kus siis see Vilms ikkagi pärit on. Tänu siis haldusreformile on see Pilistvere kihelkonna poolne sopp, kus kohast on siis pärit Jüri Vilms, sattunud siis Järvamaa koosseisu. Ja tõepoolest tänapäeval Arkmaa küla Piduri talu asub siis Türi vallas. Kui lugeda omaaegseid kirjeldusi Viljandimaa kohta, eriti selle põhjapoolsema osa Põhja-Sakala kohta, kus me siin praegu oleme, siis nimetatakse seda kabala ümbruskonda selliseks tagasihoidlikuks ja ei ole siin selliseid kõrgeid mägesid ega künkaid ega midagi sellist erilist ja suured talud pidavad ka seal lõuna pool olema. Aga meil Järvamaal jällegi seevastu on see kabala kant üks väga põnev ja huvitava kant, sest meil teist nii rikast kanti ei ole. Tõepoolest Arkmaa külaga piirnevatest küladest on pärit väga paljud meie kultuuriloos olulist rolli mänginud tegelased. Kui sõidame Arkmaalt natukene edasi Imavere poole, jõuame Kurla külla, kust on pärit August Rei, kelle sünni aastapäeva peatselt me ka tähistame, kes on siis meie sotsiaaldemokraatia üks selliseid tugisambaid ja omaaegne riigivanem. Kui me liigume siis tagasi Kabala poole, siis Kabala mõisast vasakule omaaegsesse laeva külla jõudes jõuame me kindral Andres Larka kodukohta, kus on ka mälestuskivi pandud. Ja kui liigume Kabala mõisa, siis sealt on pärit Edward Aule, kes siis on üks meie Eesti riigi rahanduse aluspanijaid, Eesti riigi ja Eesti Panga üks loojatest. Ja kui me seda pilti vaatame, et siis siit Kabala kandi meestest võiks kokku panna Vabariigi valitsuse. Et selles mõttes on neid suurmehi väga palju. Kui rääkida siis Vilmsist mõne sõnaga, Vilms sündis 1889. aastal 13. märtsil ja siin mõni päev tagasi me olime ka seltskonnaga tema sünnitalu maadel. Ja kui me vaatame Vilmsi surmaaega 1918, siis ja arvutame kokku need aastad, siis saame vaid 29. Et 29-aastane mees, kes on teinud nii palju, mida suurem enamus meist ei jõua isegi mitme elu jooksul ära teha. Vilmsi perekond oli traditsiooniliselt väga eesrindlik, aktiivsed kohapidajad, seltsitegelased, omavalitsustegelased ja juba varasemast ajaloost me teame, et Vilmsi isa on täitnud vallavanema ülesandeid Kõo kandis. Täpselt just ja kommentaar lisaks. Et Arkmaale tulek oli pigem seotud siis edasi püüdmise mõttega. Saada endale parem koht, mida pidada, parem talu, kus olla. Kui me liigume tänapäeval Arkmaa külas, siis ta meenutab sellist põllumajandusmaastikku. Kui hoolega silmitseda, siis tuleb talukoht esile, tulevad esile kunagised kõrtsikohad, kunagine Kabala vallamaja. See oli siis selle piirkonna üks südameid. Paraku ka siis teinegi kord me tahtsime elada paremini, kui selleks majanduslikud võimalused seda võimaldasid, mistõttu ka Vilmsile seesama
Piduri talu sai olla koduks vaid mõned aastad, sest et paraku pankrotti mineku tulemusel tuli perekonnal sellest talu kohast loobuda. Aga Vilmsi isa sugugi mitte ei soovinud olla kellegi teenijaks, alamaks, moonakaks, seetõttu õige pea leiti endale talukoht siis Kurla külla Korstna tallu. Jüri Vilms on üks nendest riigimeestest, kelle mälestusi või kellega seotud mälestusi on väga hoolega kogutud. Kes tunneb nende vastu huvi, siis kirjastus Ilmamaa on välja andnud siis 3 raamatust koosneva sarja, kus siis on üks esimene osa nendest räägib siis Jüri Vilmsiga seotud mälestustest. Ja seal on väga palju huvitavaid tähelepanekuid sellest, mida mäletasid Arkmaa ja Pilistvere kandi inimesed siis Vilmsi nooruspäevilt. Ma mõnda oma sõnadega refereerin mõnda huvitavat seika. Näiteks Vilms oli juba noores põlves välja kujunenud rahvajuht. Oskas võtta sõna, oskas öelda ja samas ka nõuda. Väga huvitavalt on meenutatud, et kui perekond on olnud põldu harimas, siis Vilms on tulnud vaatama üle, et kas harimistöö on tehtud nõnda, et lõunalauda kõigil luba. Samamoodi on meenutatud tema väga head kõnepidamise kunsti, rääkimise oskust. Rahvajuht, oraator, see tuli välja tal juba ka koolipõlves ning üliõpilasajal, mil ta ikka ja alati oma kodukanti tagasi tuli ning siinkandis sõnavõttudega rahva tähelepanu pälvis. Ei saa me üle ega ümber ka Pilistverest, sest seesama kant, kus me siin oleme, on olnud kogu kihelkonna hariduslik ja kultuuriline süda. Pilistvere kihelkonna kool on olnud koht, kus väga paljud meie kultuuriloos olulised inimesed on saanud ettevalmistuse. Nii ka Jüri Vilms. Ka kihelkonna kooli aegadest on pärit toredaid meenutusi ja mälestusi sellest, kuidas siis öötundide saabudes mängiti siis kolli tütarlastele, tehti vigureid koolmeistrile, aga samas õpiti ja areneti nõnda, et Vilmsi siis õpetajad tema isale peale käisid, et Vilms vääriks suuremat haridust, kui seda on kihelkonna kool. Ja selles mõttes võime me olla tänulikud, et vanematel oli nii palju ettevõtlikkust, jõudu ja jaksu, et oma poegi, sealhulgas ka Jüri Vilmsi siis koolitada, et temast sai see mees, kelle me täna siin meenutame, kellest me täna siin räägime. Kui nüüd tulla tagasi kaasaega, siis ma kutsuksin teid üles täna, kui te olete siit Pilistverest minemas kodudesse, põikama läbi Arkmaa külast ja otsida üles see koht, kuhu on siis Jüri Vilmsi sünnikoha mälestuseks pandud siis Pilistvere muinsuskaitsjate poolt mälestuskivi. Oluline on, et meie riigimeeste ja naistega seotud paigad oleksid siis hoolitsetud ja oleksid kohad, kuhu me ikka ja jälle tahaksime minna. Ka seal Piduril on veel tööd oma jagu, aga siin mõned päevad tagasi Türi valla ja Kaitseliidu Järva maleva inimestega vesteldes siis sai nõuks ja jõuks võetud, et seda kanti peetakse meeles ning hoitakse alles mälestustes. Ja samas ka hooldatakse. Meiega viibis seal samas mälestushetkel mõni päev tagasi ka tuntud kultuuritegelane Gerda Kordemets, kes täna küll siia kahjuks tulla ei saanud, aga kes viskas õhku väga huvitava mõtte, et meil on Eestis tehtud väga palju huvitavaid filme, viimati, eks ju, Johan Pitkast. Tegelikult Jüri Vilms vääriks filmi. Jüri Vilms on väga huvitava elukäiguga mees, ka tema surm on väga selles mõttes vaidlusi tekitav ja ma ise leian, et meie roll, kes me seda pärandit kanname, on seda sõnumit viia edasi ka nooremale põlvkonnale. Et filmi näol oleks vast väga hea võimalus seda kõike teha ja proovida. Nii et kui juhtute teadma mõnda huvitavat
stsenaristi, siis filmi mõte oleks suurepärane. Ja teine mõte, mis tuli pähe siin samas saalis istudes, et meil on, meie mälumaastikul on olemas uhked monumendid Konstantin Pätsile Tallinnas ja Konstantin Konikule. Ma siin Toomas Kihot ennem kohtasin, et tõepoolest avati ju alles äsja siis Tartus monument Konstantin Konikule. Aga kas ei vääriks ka Jüri Vilms monumenti mõnes meie suurlinnas? Meil on olemas küll Pilistvere, kus me saame käia, meenutada, on tema sünnikodu olemas, aga et üks riigimees elaks, sest tõepoolest Vilmsi puhul me ei saa rääkida väga, kuhu poole ta oma seda poliitilist meelsust ajas. Tema ideeks oli Eesti autonoomia ja sealt edasi siis oma riiklus. Nii et mõttekoht taas, Vilms on mees, kes vääriks monumenti. Aga samamoodi väärivad tunnustust ja lugupidamist need inimesed, kes siin Pilistvere mail hoiavad elus seda kõike, seda väärtuslikku kultuurilugu, mida me võib-olla teinegi kord suures linnas olles unustame ära, sest et ei tule meile meelde, et tegelikult kõik see meie Eesti kultuur ja Eesti vaim ning meelsus on saanud alguse ikkagi mitte suurest linnast, vaid just nimelt maalt, kihelkonna keskustest. Ja ma paluksin siia teie ette Pilistvere rahvamaja eestvedaja, proua, kes läheb praegu sealt nii-öelda teise ruumi, aga tulge siia kõige ette, et teeme aplausi Pilistvere rahvale ja ma annaksin hea meelega üle paki meie muuseumi siis toimetisi, kirjutisi, artikleid ka Pilistvere rahvale ja sooviksin teile jõudu ja tahaksin tänada, sest ilma selle proua ja tema abilisteta ei oleks tänast üritust. Nii et suur aitäh! Ja kõige lõpuks tahaks rääkida ka ühe sellise rahvaliku jutu. Ei saa kinnitada ega lükata ümber, aga selliste suurmeestega ikkagi käivad kaasas sellised väikesed anekdoodid. Ja see nüüd on seotud tõepoolest siis Pilistverega. Jüri Vilmsi aud oli siis legendaarne külastuspaik juba ka ennesõjaaegses Eestis. Ja ühes ajalehe artiklis kirjutatakse, kurdetakse, et siinkandi konstaabel on väga hädas selle tõttu, et alati on mõni riiklik talitus ja kalmistule Vilmsi siis puhkepaigale on pandud pärg, siis alati on õhtuks ära kadunud lindid, mis seal pärja küljes on. Politsei hakkas siis seda asja uurima ja lõpuks siis Imavere kandis ühel tantsupeole sattununa siis tantsu keerutamise vaheajal, kui samamoodi vahva kapell lõpetas, siis maas olidki mõned lindid. Ja konstaabel korjas selle üles, punaseks õõbatud olid, et ühel pool oli Puhake rahus ja teisel pool oli Jüri Vilms. Et naisterahvad kasutasid väidetavalt neid ära siis selliste sitside, satside ja muude lehvide tegemisel, et materjali taas kasutada. Nii et ka anekdootlikes lugudes elab edasi siis mälestus riigimehest, sest tõepoolest Jüri Vilms elab nii kaua, kui me teda mäletame ja kui kaua on olemas Eesti riik. Ja meie kohus on, et see kestaks igavesti. Aitäh teile!